Siin on käkikeerajate nädala ringvaade. Tähtsamad uudised tähtsamatele inimestele. Sel nädalal reformikate tore lubadus. Riigikogu täies tööhoos. Riigikogulased saavad 30% palgalisa ja toiduhindade tõus, samm õiges suunas. Kas teie seda lubadust mäletate? Head Eesti inimesed, teie abiga oleme juhtinud Eesti ühe suurema majanduskasvuni Euroopas. Kuid ma tean, me suudame ja väärime paremat. Vale. Tahaksite paremini elada ja teenida 40 000 krooni kuus, nagu teenib keskmine soomlane. Tahate iirlaste kombel unustada aja ja rahamuret, kui peresse on sündimas veel üks laps. Kas väärite praegusest 5 korda suuremat pensionit, nagu makstakse eakatele Rootsis? Reformierakond teab, kuidas selleni jõuda. Me teame, kuidas muuta elu paremaks kõigil. Viime Eesti järgmise 15 aastaga 5 jõukama riigi sekka Euroopas. Parem Eesti kõigile. Reformierakond tunnistas alles nüüd, et Eesti võib-olla ei saagi aastaks 2022 Euroopa 5 kõige rikkama riigi hulka, nagu Ansip oli varem lubanud. Nüüd teatab nende pressiesindaja, et oluline on hoopis see, et on vähemalt selline eesmärk. Seegi teade on ilmselt mõeldud kõige rumalamate rahustamiseks, sest Reformierakonna rahandusministeeriumi eesmärk ei ennusta pooltki seda 8% majanduskasvu, mis oleks eesmärgi saavutamiseks vajalik. Ansipi enne 2007. aasta valimisi antud tore lubadus võeti rahva poolt vastu metsikute rõõmuavaldustega ja see tagas reformikatele suure häältesaagi. Oleme uhked, et Käkikeerajate liidu valimiseelne õpetus lubada kõike kõigile ja kõigile kõike on toonud edu meie Reformierakonna kolleegidele. Kui paar nädalat tagasi teatasime, et 2 nädala jooksul olid rahvasaadikud vähem kui 8 tundi tööd teinud, siis sel nädalal on selge miks. Rahvatöö on igav ja palk ja hüvitised on nii väikesed, et on raske keskenduda rahva businessisse. Delfi fotograaf on meile näited esitanud, kui tüütav Riigikogu töö võib olla. Nendest kaadritest on selgelt näha, et ainult suurem palk ja rohkem hüvitisi hoiavad saadikute tähelepanu. Ja seepärast ongi meil rõõm teatada, et tublid Eesti käkikeerajad, kes Riigikogu liikmetena ränka vastutust kannavad, kuigi nad, nagu näha Delfi fotomehe poolt jäädvustatud kaadrites, tööd ei vaevu tegema, hakkavad jälle saama korraliku kuluhüvitist. Nüüd lisavad kuluhüvitised endise 10% asemel 30% nende palgale. Riigikogu spiiker Ene Ergma teatas, et ta ei näe ka vajadust hüvitisi uuesti kärpida, sest Riigikogu liikmetel olevad kulud, nagu kõikidel teistel. Meil on hea meel, et lihtrahva palkadel üleliia raha ei raisata. Ja veelgi parem, et nende lihtrahva kulusid ei ole vaja katta, sest eks ole ju kõikjal raha piiratud arvul. Mida vähem aga lihtrahvas läbi peab ajama, seda rohkem jääb võimul olevate käkikeerajatele. Pealegi võib 30% palgalisa innustada mõnda riigikogulast töötama 8 tunni asemel võib-olla 9 tundi nädalas. Hiljuti kirjutas Delfis üks Inglismaal elav eestlanna, kes seal ostab oma toidu tavaliselt kvaliteetsetest poeketist. Et talle oli lausa uskumatu, et Tallinna kohalikus Selveris pidi ta maksma sama palju viletsama toidu eest. Ta ei mõista, kuidas on Eesti inimesel madalate palkade juures üldse võimalik selliste toiduhindadega elus püsida. Ta ilmselt ei saa aru, et meie
tublid võimul olevad Eesti käkikeerajad on aastate jooksul harjutanud meie lihtrahva piskuga läbi ajama. Meil on ka tähtis, et ka ärihaid hästi teeniksid, sest nendelt saavad rasket valitsemisvõimu kandvad Eesti käkikeerajad tänutäheks rahasüste, mis on meie elamisväärseks sissetulekuks vajalikud ja eriti tähtsid just enne valimisi. See ei tee midagi halba, et Eestis kallines aasta jooksul kartul 86% ja kohv 55% ja suhkur 45% ja üle 30% tõusu tegid läbi ka õunad, tangained ja taimeõli. Õnneks meie majanduslikule ja võimueliidile kasvab nende sissetulek jõudsalt ja muidugi paremate šampuste ja kaaviari hinnad ei ole oluliselt tõusnud. Sel nädalal tähtsamaid uudiseid ei ole.